Tšau, tervitan sind hetkel päikeselisest Muhu saarelt. Istun mererannas, pigem kükitan, just tulime siia, et saada natukene seda mereühendust ka. Ja tahan sulle lihtsalt öelda, et naudi neid hetki, mis sul on. Naudi neid hetki iseendaga, naudi neid hetki loodusega, sest üha rohkem jõuab minu teadvusse informatsioon, mis sugugi ei resoneeru selle vaimse õpetusega, kus öeldakse, et kui sinu sisemaailmas ei ole rahu, siis sa ei leia seda ka välismaailmast mitte kusagilt. Seal on mingisugused õigused, jah, tõesus on taga, aga ma näen seda kohta, et kui sa oled sisemiselt rohkem harmoonias, sa oled väga hea koha peal, siis see välismaailm, mis ei ole sinuga harmoonias, siis see tõmbab sind paigast ära. Ehk et ikkagi peab olema see tasakaal nii sisemaailma kui selle välise maailma vahel, et seetõttu sa ei saa viibida enam mingisugustes kohtades, kus, kuidas ma ütlen sulle, kus tõmbab sinu väärtust alla ja need kohad tõmbavadki sind võib-olla veel rohkem paigast ära. Ja see on seotud nii inimestega kui ruumiga, ruumi energiaga, endaga. Ja miks ma sulle seda jagan, lihtsalt minu sisse tuleb järjest rohkem seda taipamist või maanduvad need koodid, kus mulle näidatakse, et ma olen elanud suhteliselt lihtsat elu, ma ei ole elanud luksuses, aga üha rohkem mulle näidatakse seda, et mul on valida vaja neid ruume, kus nii-öelda energeetiliselt mind tõstetakse. Mul on vaja olla nendes ruumides, kus on harmoonia, mis nagu toetab mind ja selline lihtne elu peab jääma nagu tahaplaanile ja seda on nagu hästi raske sulle seletada, sest et see käivitab väga paljudes inimestes mingisugused programmid, kus nad ütlevad, et umbes, et sa oled nüüd mingi snoob või et sa tahad siin ma ei tea mida, aga ma lihtsalt näen seda, et mind tõstetakse kõrgemale nii energeetiliselt, ma teen ju endaga väga palju tööd, peaaegu et igapäevaselt, et saada parimaks, eks võib-olla see on ka minu haavakoht olnud, kus ma tahangi treenida ennast välja selleks, et ma olen hea, et ma olen väga hea, ma tegelikult väga kaifin seda tunnet enda sees, kui minusse tekib see sisetunne, et see on nii hea, et ma olen nii hea, et ma tegin selle ära või mis iganes, on ju. Aga lihtsalt ma tahan sulle öelda seda, et ei saa leppida enam selle vähemaga, kus sa validki elada mingisuguses räämas või määrdunud kohas, ütleme siis sellise sõnastusega sulle seekord. Et sul on vaja hakata tõstma enda standardit, et valida endale paremat elu, valida endale paremat ennast. Ja ma lihtsalt tahan sulle öelda seda, et üha rohkem ma saan aru nendest kohtadest, kus need vaimse maailma õpetused, mis on olnud nagu väga must be, on ju paljude inimeste seas, see, mida räägitakse ja see, mida nagu viljeletakse, siis need ei kehti. Väga paljudel juhtudel need ei kehti enam. Nii et kuula oma sisetunnet ja lähtu sellest. Usalda iseennast.
mitte ära lähtu oma meelest, et sa ajad meelega taga seda rikkust ja luksust ja kõike muud, vaid lähtu sellest, mida su sees tunne ütleb. Vot. Ja minu tunne ütleb, et aeg on siit Muhu saarelt ära liikuda. Minu suvine puhkusetripp hõlmas tegelikult ka Hiiumaad, et ööbiksime autos kuskil rannas ja lihtsalt laadiksin alla endale seda Hiiumaa energiat, aga ma saan aru, et see on minu vana mälestus. Ja see Hiiumaa paar päeva tagasi juba kukkus ära Hiiumaa energia ja siis ma nägin, et midagi on teistmoodi ja saan aru, et ma ei saa seda valida. Mul on vaja leida uus koht enda jaoks. Praegu on see nii. Võib-olla kunagi on jälle nii, et ma saan valida Hiiumaad sellisel kujul. Võib-olla on üsna varsti see, et ma ei tea seda. Et otsin või kutsun enda ellu siis seda parimat. Nii et vaata üle enda standardid. Vaata üle, et mida sa tegelikult tahad ja vaata seda tunde põhjalt, mitte meele põhjalt. Sest meie meel loomulikult igatseb kõike head ja paremat. Aga mis on see, mida sina tegelikult praegu vajad, et sa saaksid tõstetud enda arenguteel? Mis on see luksus, millega praegu sina ennast ümbritseda saad või mida sina enda sisse saad lubada? Sest asi on ka lubamises ja vastuvõtmises, et sa võid elada totaalses luksuses, aga kui sa päriselt ei võta seda vastu, siis sa oled ikkagi seesmiselt vaene. Nii et merelainete loksumise saatel selline väike lühike video ja endiselt tuleb sõnum, et tõsta enda standardeid. See sõnum on nii mulle kui sulle, sest et väga palju praegu hirmutatakse vaesusega, sellega, et raha saab otsa, et raha ei ole, tööd ei ole ja mis iganes, siis sina lase see ühest kõrvast sisse, teisest välja ja tunnet, et mis on sinu jaoks tõde, et mida sina luua saad, kuidas sina oma elu elada saad, sest kui sa satud hirmu, siis läbi selle hirmu kukud sa ohvripositsiooni ja kui sa oled ohver, siis ohver ei loo mitte midagi. Ohver ei saa hakkama. Et selle jaoks, et elu looma hakata, on vaja kõigepealt ohvripositsioonist välja tulla. Ja tead, ma võin sulle öelda, et väga paljud inimesed, kes ütlevad, et aga ma ei ole ohvrid, siis see on nii trikikas koht, et meie meel suudab meid väga hästi ära trikitada, kus sa arvad, et sa ei ole ohver, meel räägib lihtsalt oma lugu ja siis tuleb välja, et jumala totaalselt oled ohvripositsioonil. Ja siis sa saad aru võib-olla, et miks su elu ei liigu kuskile poole, paremuse poole või paremate valikute poole, sest et sa ei ole võimeline ohvripositsioonilt väga mitte midagi tegema. Ja isegi kui keegi sind aitab, näiteks finantsiliselt, kui sul on finantsiline probleem, on ju, siis sa ei tule sellest välja, siis sa võtad selle raha vastu ja sa kulutad selle raha ära ja sa oled samamoodi ohver edasi. Aga kui keegi aitab sind tõsta sellest ohvripositsioonist välja, siis nagu kahe käega nagu liigu temaga kaasa, nagu võtad kahe käega lausa sellest soovist kinni, et sa tahad siit edasi liikuda. Seega, kallis, tõsta oma standardeid. Mis on see, mida sa tegelikult vajad? Tegelikult ja päriselt sõnad pane enda küsimustesse, siis meel ei saa sulle valetada mitte kuidagi. Ja märka, mis lugusid sa endale räägid. Ja märka, kus kohas sa oma elus asud. Aeg on hakata standardeid tõstma. Tšau!